kes on selle saali asutaja, palume lõigata siis lint läbi. Nii, võtke siis kinni ja lõikamegi kohe ja... Jah. Ma võin seda aidata, saab kohe tükki linti või? No nii. Nii, ja võib aplausi teha nüüd kõik ja võime sisse tulla. Koguneme siia ette. Tule näed sellest, et teha siis võtsime ja nii nagu head spordisõbrad, kui selle aasta 1. jaanuarist hakkas kehtima maksuvabastus tööandjatele, kes töötavad oma inimeste, kes toetavad oma töötajate sportimist, siis vaadati ajas pikalt tagasi 2000 algusesse ja räägiti sellest, et võttis kaua aega, aga lõpuks sai asja. Ma saan aru, et protsess selle saali on olnud pea veel 2 korda pikem, et see unistus on kerinud juba ligi 30 aastat. Seda suurem on ilmselt tegijate rõõm täna seda saali avada. Ja ma väga loodan, et teil läheb hästi ja tulles tagasi selle alguse juurde, ma loodan, et neid tublisid tööandjaid, kes on valmis toetama oma töötajate tervislikke harrastusi siin lauatennise saalis, et neid on siis ka tulevikus võimalikult palju, nii et selle asja majandamine, see ju on väga suur ka investeering erakapitali poole pealt ja selles on omal majandusliku riski, et selle majandamine saab olema võimalik ja võimalikult tõttas. Aga kõigile spordisõpradele ma tahan soovida loomulikult teravat silma ja kiiret kätt ja seda, et teil oleks jätkuvalt aega selleks, et oma lemmikharrastusega tegeleda, sest lõpuks, kui me selle jaoks aega ei võta, siis on keeruline loota, et me oleme õnnelikud ja harmoonilised inimesed. Ilma piisava liikumiseta ei ole me ei kehaliselt ega vaimselt vormis. Nii et loodan, et meil kõigil jätkub aega selle jaoks, et oma sportlike hobidega tulevikus tegeleda. Suurepärased võimalused selle jaoks on siin saalis loodud. Veel kord jõudu, õnne ja aitäh tegijatele. Ja nüüd siis Raimond Kaljulaid. Siis vähemalt on see, et nad on oma eelarvest sellele raha eraldanud, aga ma tahaksin tegelikult tunnustada eeskätt Sergeid ja teisi, kes on seda teinud, et see hall siin on puhas nagu erakapitali projekti või midagi. See on väga võimas. Ma ennustan sellele hallile väga suurt edu, sest kui ma tulin siia linnaosa vanemaks, siis olid esimesed avalikud pingsilauad Telliskivi loomelinnakus ja siis neid sinna sai juurde pandud ja siis tulid pingsilauad parkidesse ja neid kasutatakse väga palju ja siis me panime pingsilauad Stroomi randa. No see Stroomi ranna laud on niimoodi vahel kolib, hommikul me teinekord tuleme mööda merest, aga siis me tuleme merest tagasi väljakule ja siis temaga jälle mängitakse. Ma arvan, et siin on nii palju neid pingsisõpru, et siin hallis kindlasti saab olema palju inimesi, kes tahavad ka talvel halva ilmaga heades tingimustes mängida ja ma igal juhul soovin teile suurt edu selle projektiga. Aitäh! Ja nüüd annan sõna ja mulle meeldib tutvustada
tõesti tänase privileegi olles 2 nädalat olnud liidu presidendiks. Teid siin liidu nimel tervitada. See on erakordselt 2 nädalat olnud minu jaoks. Esimene nädal võitsid Eesti naised ja mehed, nagu te kõik väga hästi teate, aga väärib ikka kordamist. Euroopa meistrivõistluste alagrupi turniiri edasipääsu. See on erakordne. Aplaus! Teine erakordne, mis tänased näitud tegema, on see, et Tallinn saab esimest korda endale lauatennise halli ja see väärib veelgi omadat aplausi. Tänu teile sõnule Sergei Spasiba. Jackpot oleks see, kui ma oleks tulnud täna siia lauatennise liidu poolt öelnud, et sõbrad kõik, kes hakkavad siin lauatennist mängima, ei pea selle eest kunagi mitte midagi maksmast, kui oleme nii jõukad ja me võime seda endale lubada. Kahjuks ma veel seda ei lubada endale ei saa, aga tänu sellistele algatustele, mina luban ka endale ennustamist, Raimond, lauatennise liidul saab olema aasta-2 pärast 2 korda rohkem liikmeid kui on täna ja siis on võimalik lubada endale ka seda, et lauatennist saab mängida ka ilma selleta, et tuleks musta pillet ja maksta see kinni. Nii et töötame selle nimel kõik koos ja mängime tänavatul väga uhkes majas lauatennist. Aitäh teile, jõudu! Ja nüüd palus sõna lauatennise liidu ekspresident Raivo Pavel. Austatud linnaosa vanem ja austatud 2 nädalat vana president. Mina olin teatud ajal Eesti lauatennise president ja mul on seda ajalugu selle koha pealt, kas saal on Tallinnas või saal ei ole Tallinnas. Väga kurvad mälestused. Nimelt, ühesõnaga, sa ütlesid ilmselt jumal õieti, et mitmekümne aasta jooksul on tahetud Tallinnasse ehitada ka väga korralik lauatennis saal. Aga nüüd ma ütlen niisuguse musta huumoriga sõna, need Tallinna spordijuhid, kellega ka mina omal ajal neid asju ajasin, need on üks võimalus, kas lahti lastud või kinni pandud. Ja Raimond, sul peaks olema nüüd au võtta see objekt, mis tehti täiesti oma algatustel ühe mehe vahenditest ja kindlasti tema leidis sponsoreid kes aitasid. Ma tean, et Rein on igatepidi abis, sest Rein on eluaegne lauatennise mitte ainult mängija, aga entusiast ja ta on aidanud palju, aga siia oleks vaja nüüd abi. Mismoodi, Raimond, sa selle abi leiad? See on sinu küsimus. Ja lõpetuseks tahaks öelda niimoodi, et mõni aeg tagasi oli selline lauatennise sportlik üritus kui Eesti-Soome 100. Me teame kõik, et me 2 riiki saime 100 aastat vanaks ja jällegi Rein oli see, kes Eesti-poolselt võttis asja ülesse ja me mängisime Helsingis 50 Eesti poolt lauatennisisti ja 50 Soome poolt lauatennisisti, ehk kui me 50 kokku liidame, saamegi ilusa 100. Ja meile kõik see oli ääretult võimas üritus, see üritus läks ajalukku ja tänu Reinole kõik me Eesti-poolsed mängijad saime ka ilusa särgi selleks, et seal ilus välja teha. Ja mul on suur au endise presidendina ja selle särgiga, millega ma seal mängisin, anda see üle Sergeile, et ta mängib sellega nüüd kaua ja see särk peaks vastu, nagu see saab vastu. See on ikkagi tõstud. Veel palus sõna Nikolai Rütkinen, meie lauatennise fänn. Kus sa oled, Nikolai? Siin ma olen. Kallid daamid, härrad, перейду на русский язык, ma võiksin ka eesti keeles rääkida, aga eesti keeles oli juba nii palju ja head juba öelnud. Есть такая пословица и такая поговорка,
на Кавказе, если у тебя стало немного больше денег, это не значит, что нужно строить свой забор выше. Это значит, нужно сделать стол длиннее. И этими словами я хотел бы сказать, что спасибо всем, Сергей, всей твоей команде, Рейн, спасибо твоей супруге, что есть такое место, где ребята могли бы играть, и взрослые, и дети. Сегодня я здесь с сыном своим. Хотел бы пожелать только всяческого Божьего благословения, хорошего всем здоровья, семейного счастья и успеха в спорте. Пусть Бог вас благословит, и пусть все у нас будет хорошо. Et meil on kõik oleks hästi. Jumal õnnistagu meid kõike. Kui ei ole, siis meil on jäänud veel üks üritus. Nimelt meie tähtsad külalised näitavad oma oskusi roboti vastu mängides, sest vaatame, kas nad saavad robotist aru. Palun Hiina, aidata ennast ka. Täna võistleb ka. 93, nii. Praegu me oleme roboti sättinud nii, et üks pall tuleb sinna, teine pall tuleb siia ja sa lööd seal võta nagu hiinlased ikka. Sa võid Rein ette ka näidata. Võta Hiina moodi, noh. Teistpidi. Jah. läheb lihtsaks või paneme kiirust juurde. Tuleb küll. Vastane murdub varsti. Lavatennise liidu president peab nüüd hakkama ilmselt panema.